Täna peatume ühel väga levinud arusaamal, mis lasteaias ikka ja jälle esile kerkib. See on mõte, et ootamine tähendab paigal püsimist. Kui laps ootab, siis ta peaks olema vaikne, rahulik, istuma või seisma ühe koha peal paigal. Ja kui ta liigub, niheleb, kõnnib ringi või teeb midagi, siis ta justkui ei kuula sõna. Alustame sellest, et mõtle korraks oma rühmas toimuvale. Kujuta ette üht ootamise hetke. See võib olla enne õue minekut, enne sööma asumist või ukse juures järjekorras seistes. Kas mõni laps tuleb sulle kohe silme ette? Keegi, kes ei püsi paigal, kes liigub, niheleb, kõnnib edasi-tagasi või teeb kogu aeg midagi. Peatu hetkeks selle juures ja mõtle, et mida sina tavaliselt sellist last nähes mõtled. No mina pean tunnistama, et kui ma pean olema sellel hetkel laste juures, siis mina lähen selle liikuva ja niheleva lapse juurde ja püüan aidata tal ikkagi paigal püsida. Jah, me võime olla harjunud mõtlema, et ootamine tähendab paigal püsimist ja soovime, et kui laps ootab, siis ta seisab või istub rahulikult. Ja kui ta liigub, siis justkui ta ei oska oodata ja me peame teda aitama. Aga laste käitumist tähelepanelikumalt vaadates võime näha ka midagi muud. Kas sa oled märganud mõnda last, kes liigub, aga samal ajal on täiesti kohalolev? Ta kuuleb, reageerib, on kohe valmis, kui tema kord tuleb. Ta ei kao ära, vaid püsib kontaktis just selles samas hetkes. Mhm. No üks laps varasemast hoiukogemusest isegi tuleb täitsa silme ette. See on väga oluline koht. Ootamine ei ole lapse jaoks tühi aeg, see on aktiivne seisund. Laps peab hoidma oma keha, oma tähelepanu, oma impulsse ja oma emotsioone. Ja paljude laste jaoks vajab see liikumist. Mõtle mõnele olukorrale, kus sa ise pead ootama. Näiteks koosolekul või telefonikõne ajal. Kas sa istud täiesti liikumatult või sa kõigutad jalga, mängid pastakaga, kritseldad midagi paberile, nihutad asendit, nihutad esemeid. Enamiku täiskasvanute puhul aitab see väike liikumine justkui kohal püsida. Ja laste puhul kehtib täpselt sama loogika, ainult et nende keha ja närvisüsteem on alles küpsemas. Mõistusega võttes tundub see tõesti loogiline ja täitsa mõistetav. Kui ma aga mõtlen lasteaiarühma situatsioonile, kus on palju lapsi ja kui seal on siis ühele lapsele liikumist vaja ja teisel lapsel, kelle impulsi kontroll on veel arenemisjärgus, siis tema läheb ju kaasa ja sellega liikumine võimendub. Teised lapsed vaatavad, et see on lubatud ja lähevad ka selle liikumisega kaasa. Ja siis läheb see juba üle suureks kaoseks ja täiskasvanut või noh, vähemalt mind ilmselt haarab hirm selle kaose ees. Sest kas sa näiteks ise oled viimasel ajal püüdnud rahunema saada last, kes on läinud ülemeelikuks? Kuidas grupis siis võiks toimida, et ma pean tunnistama, et mul omal kodus kahe lapse koostööle saamine sellises olukorras on üsna keeruline. Aga sind kuulates mul tekib mõte, et ma ikkagi sekkun sageli enne, kui ma jõuan tajuda selle lapse liikumise päris olemust. Ja enne kui grupisüsteemi vaatleme, tuleme ühe olulise eristuse juurde. Mitte iga liikumine ei tähenda sama asja. Mõtle uuesti sellele lapsele, kes ootamise ajal liigub. Kas tema liikumine on pigem rütmiline ja korduv, näiteks siis kõigutamine, väikesed sammud, kätega tegevus, või see on pigem kaootiline, kiire, teistele otsa jooksev. Kui liikumine on rütmiline ja korduv, siis väga sageli toetab see ootamist. See aitab närvisüsteemil püsida tasakaalus ja laps justkui hoiab ennast koos. Ta ei tee seda kellegi ärritamiseks või vastu töötamiseks, vaid just enda toetamiseks. Ja kui liikumine muutub aga kontrollimatuks, siis see võib olla hoopis märk sellest, et ootamine on lapse jaoks juba liiga suur pingutus, tema närvisüsteemi jaoks liigne koormus. Seega tasub endalt küsida, et kas see laps vajab praegu rohkem piiri panemist või rohkem toetust. Väga huvitav. See on tõesti hea mõttekoht, mida edaspidi laste ja ka enda reaktsiooni puhul jälgida.
Ja ootamise hetked võivad olla just need, kus päeval kogunenud pinged lõpuks välja tulevad. Üleminekud, katkestused, uued tegevused, kõik nõuavad lapselt kohanemist. Ja mõnikord tuleb liikumine just siis, kui pinget vaja vabastada. Grupisituatsioonis saab olukorra nii-öelda ohjamist proovida läbi teiste laste, kes hakkavad järgi tegema. Ehk siis teades, et see üks laps vajab selles olukorras mingit väiksemat liikumist, siis panna oma fookus just teiste laste toetamisele. Sest kui üks laps liigub, siis ülejäänud rühm ei saa tihtilugu jääda lihtsalt pealtvaatajaks, kuna nõrga impulsi kontrolliga lapsed lähevad ju kaasa. Energia tõuseb ja mis seal salata, ka õpetaja ärevus tõuseb. Toimiv variant võib olla see, et kui liikumise kõrvale tekib teine tegevus, näiteks üks laps teeb õpetaja kõrval 5 kükki ja teised samal ajal siis loevad oma sõrmede peal, neid siis liigutades, et 1, 2, mitu kükki ta siis teeb. Ja ehk siis õpetaja ülesanne on suunata fookus sellele, et teised lapsed saaksid ootamise ajal oma ajule mõne teise tegevuse, näiteks rahulik vestlus, meeli ergutav rahulik mäng, näiteks siis see, et kus paned oma silmad kinni ja et mis helisid me kuuleme. Või siis, et nägemismeelele selline ülesanne, et leia rühmaruumist mingi kollane, midagi kollast ja anna siis käega märku, kui sa oled selle leidnud. Ma toon veel mõningaid näiteid vaiksetest liikumisvõimalustest, mida saab see üks laps sooritada või ka siis mitmed, nii et see olukord ei läheks kaoseks. Näiteks siis käte tugev surumine vastu seina, peopesade kokkusurumine, aeglane kükitamine, nii nagu ma ennem selle näite tõin. Need liikumised reguleerivad närvisüsteemi ja ei tõmba nii palju teisi kaasa ja ei tekita sellist suuremat kaost. Ja kindlasti on oluline faktor ka täiskasvanu juuresolek. Ehk siis ma saan aru, et küsimus ei ole selles, kuidas seda liikumist keelata, vaid kuidas ootamise hetki teadlikumalt kujundada. Just. Ja nüüd võitegi mõelda, kes te seda videot vaatama olete jõudnud, oma rühma peale. Millistes ootamise olukordades peavad rühmas lapsed seisma? Kas nad võiksid saada võimaluse hoopis istuda? Kas on võimalust anda lapsele ootamise ajaks mõni mudimisese kätte, mis aitab tal püsida paigal? Ja kas saab võimaldada lastel liikuda kindlas ruumis, mitte paluda siis täiesti paigal püsimist? Kui me lubame ootamise ajal kehal või mõnel kehaosal liikuda, väheneb sageli pinge ja paradoksaalsel kombel pikeneb ka ootamise võimekus. Ehk siis tänu sellele on laps paremas kontaktis oma kehaga ja nii-öelda ei lagune koost selles olukorras. Ja ilmselt tuleb ka meeles pidada, et kõik lapsed ei vaja ootamiseks sama palju liikumist, et mõni laps suudab istuda ja oodata rahulikult, teine aga vajab pidevat väikest liikumist. Just. Ja et see ei ole kindlasti kasvatuslik küsimus, vaid pigem siis ikkagi närvisüsteemi eripära. Mõned ootavad väga ilusasti rahulikult ja mõned siis liikumise kaudu. Kui me hakkame ootamist vaatama läbi keha, mitte ainult läbi käitumise, muutub ka meie enda hoiak rahulikumaks. Me ei pea kogu aeg parandama, keelama ja korrigeerima, me saame hoopis toetada. Ja väike mõttekoht, mille võid endaga kaasa võtta ja oma rühmas katsetada. Järgmine kord, kui märkad ootamise ajal liikumist, küsi endalt, kas see liikumine aitab sellel lapsel kohal olla või annab see märku, et ta vajab tuge. Vaata, mis juhtub, kui sa lubad tal liikuda teadlikult.